et said ka Hispaania klubiga juba esimesed trennid teha ja esimesed mängud pidada. Et mis tunne sul seal jäi? Tegime märgu, oleme jah 2 sõprusmängu teinud, mõlemad võitsime ja esimese mängu alustasin põhis number 5 positsiooni peal, teise mängu alustasin põhis number 4 peal, et ilmselt ma mängin 4-5, 5-4 nagu vahetame enam 50-50, et oleneb kuidas nagu oleneb vastastest, mis koosseisus vastased on ja nii edasi, et praegu seisuga meil on ka suhteliselt noor tiim, seal on palju, kes mängivad esimest aastat professionaalselt, et paar venda, kes on ülikoolist ja ma usun, et meil on suhteliselt normaalne tiim ikka. Et kuidas esimesed treeningud sul mulje jäi sellest tasemest, mis seal Hispaania esiliigas sul oodata on? No esimesed need 2 nädalat, mis on nagu pidid olema kõige raskemad, et me teeme 2 nädalast trenni, on väga palju jooksmist, saal on päris kuum, aga muidu tiim on täiesti normaalne ja meil on treener ütles, et põhiline on ikka vist kaitsemäng, et meie tiim on ikka vist üles ehitatud kaitsemängule ja sealt läheb siis edasi. 4 aastat USAs ülikoolis, et kui raske sul oli nüüd kohaneda uue keskkonnaga, ilmselt hoopis uue mängustiiliga? Eks see mängustiil on natuke teistsugune jah, et rünnaku aeg on vähem, mängustiil on teistsugune, on kõvasti rohkem ikka söödumängu ja nii edasi ja üks asi, mis muidugi vajab ka arvamist mul on see, et peatreener ei räägi inglise keelt nii palju, et inglise keelest on minimaalne, et abitreener on see, kes teeb nagu väga palju tõlkimist trenni ajal, et natuke raske on aru saada vahepeal, aga saame hakkama. Aga kui keeruline see olukord on, et kui sa pead läbi tõlgi justkui seda asjadest aru saama? Eks mõned momendid on ikka siuke, kus nagu paneb mõtlema täpselt, et mida ta treener täpselt nüüd tahtsi, aga ei, enamus ajast ikkagi saame kõik aru, mis on vaja nagu teha. Millal sa nüüd klubi juurde tagasi lähed ja mis seisus see tiim seal on, kui sina sinna tagasi lähed, et millal teil hooaeg algab ja nii edasi? Ma olen siis tagasi Hispaanias otse Serbiast, et peale Serbia mängumist me jääme ööseks sinna hotelli veel, kuna mäng on hästi hilja ja siis järgmine hommik ma lendan kohe Hispaaniasse tagasi. Hispaania tiimi koha pealt on praegu niimoodi, et meil on veel 2 uut mängijat tuli juurde, kellega ma veel kohtunud isegi ei olegi, et samamoodi, et ikkagi tiim on ettevalmistamas baasis, et harjutame kõik kokku mängu ja teeme uusi liikumisi, võtame igapäevaselt juurde, et eks see on ikkagi ettevalmistav baas praegu, et kõik ei ole veel nagu selge, kes mängib, kes alustab põhis ja nii edasi. Ja millal teil seal põhihooaeg algab? Põhihooaeg algab siis oktoobris peaks algama siis meil põhijooaja mängu, et meil on päris palju sõprusmänge veel tulemas, et neil on täna, kus oli isegi praegusel hetkel nad mängivad sõprusmängu Saragossa vastu ja siis meil peaks veel olema mingi 4-5 sõprusmängu tulemas veel. Ja sinu eeldus on saada algviisiku meheks ja siis ennast tõestada esimesel hooajal kohe? Täpselt nii, et näidata, et ma olen suuteline mängima Euroopas korvpalli ja et ma olen võimeline mängima kõrgemal tasemel, et kindlasti on eesmärk tõestada ennast nii palju, et ma saaks põhikoosseisu koha endale.